kui enamik autotootjate mudelirivis on väga palju erinevaid sõidukeid, et kõnetada igasuguseid sihtgruppe, siis Isuzu puhul on asi teistmoodi, siis on valida ainult üks mudel ehk valikut pole. Nii et kui sa oled näiteks mingi uus moodne pereisa, kes elab linnas ja tahab endale Isuzut, siis sa pead leppima D-Maxiga. Kui sa oled noor ettevõtt, iga päev vaja vurad igalt poolt igale poole ja tahad just endale Isuzut, pead leppima D-Maxiga. Aga kui sa oled näiteks elad maal ja karjatad hobuseid ja vead suuri asju, siis sobib Isuzu D-Max sulle just ideaalselt. Aga kui nüüd mõelda, et kui Isuzul on üks mudel ja kui selle ühe mudeli asemel oleks näiteks valikus hoopis mingi sportauto Isuzu puhul, siis ilmselt ei teaks ükski eestlane sellisest automargist suurt midagi. Tere tulemast taas ühinema Naisflüksuri proovisõiduga. Tal on tugevdatud ja jäigastatud siis konstruktsioone, 3500 kilogrammi annab ta ka lausa siis tassida taga ja 24 sentimeetrit on ulmeliselt taagis, mis tähendab seda, kui sa ei viitsi talvel lund lükata, siis osta endale see D-Max ja saad igast vallist. Sees on olemas siis 4,2-tolline siis DFT siis ekraan, samas ka 7-tolline siis puutetundlik meelelahutussüsteem, Android Auto ja Apple CarPlay ühendusvõimalustega ja siis satelliitnavigatsioon ja samuti kui istmed on ka siis tehtud niimoodi, et hädaolukorras nad lööki siis neelavad ja kui rääkida ohutusest, on tal veel olemas siis ka suuremad pidurid nii ees kui ka taga ja siis ka turvapadjad, kui nad peaksid millegi pärast avanema, siis automaatselt lähevad ka uksed lukust lahti. Ja tal on olemas veel siis nõlva siis stardiabi ja mägipidur ja tagumise siis põiki suunas liikluse jälgimissüsteem ja ka sõidurealt siis kõrvale kaldumise hoiatussüsteem ja pimenurga siis andurid ka täiesti olemas talle. Aga paraku pole see kõik üks suur kiiduraul, kuna tal on ikkagi ka lünklik varustus, näiteks puuduvad esimestes varustuses nii LED-tuled kui ka 2-tsooni kliimasead ja isegi tagumised elektriaknad. Nii et tõesti, kuid samas näeb ta disaini hea välja, eest oleks võinud võib-olla veel vähe upgrade'ida, aga interjöör näeb üsnagi kihvt välja. Ja kui mootorist rääkida, siis siin pole ju väga palju vaja arvata, kui on autotootja Isuzu, kellel on valikus ainult üks mudel D-Max, siis on ka valikus sellel ainult üks mootor, see on 1,9 liitrine diiselmootor, millel on siis 120 kilovatti ehk 163 hobujõudu. Ja mis tähendab seda, et see mootor jääb tublisti alla näiteks Toyota Hiluxile, mis pakub 2,4 liitrist mootorit ja isegi 2,8 liitrist mootorit ja ka kütusekulu on üsna kõrge, ehk siis 10,5 liitrit seal linnas ning maanteel 8,5 liitrit seal, mis on üsnagi kõrge siis juba siis 2020. auto kohta, aga siis jõuülekandelt on tal olemas siis nii 6-käiguline manuaal kui ka siis 6-käiguline automaatkäigukast, nii et isegi võiks ju automaatkäigukastil paar käikugi juures olla. Ja kui rääkida hinnast, siis võib öelda, et kui need varustused talle sellised väljünklikud on, siis võiks ju olla see hind üsnagi soodne, kuid ei, hind algab 29 990 eurost ja normaalses siis heas varustuses siis mudeli saab siis hoopis siis 35 000 euroga lausa. Nii et jah, et paraku kuigi ta näeb kihvt välja ja isikupärane ja üsnagi hea ohutusvarustusega, siis paraku on tal vähe lünklik varustus, ainult üks mootor, mis pole ka kuigi jõuline, ega hind annab, jätab soosida, kuid kindlasti ma arvan, et ta leiab ostjaid siin Eestimaa pinnal ja püsib nii palju konkurentsis, et oma ühte mudelit ikka väärikalt edasi pakkuda. Selline on uus Isuzu D-Max. Meie kohtume teiega juba nädala pärast.